Tere teile kõigile siin Kai Aja Consultingu lehel ja taaskord niimoodi ootamatult tulen ma laivi ja seekord mitte üksi. Tere sulle, Anu. Tere! Mul on nii hea meel, et vaadake, kui särav, alused nagu täna tõeliselt särav, ja see taust, see nii hästi sobib sulle sinna kõik, et mul on hästi hea meel päriselt ka. Ma juba ennem kui ütlesin sulle ja ma ütlen veel, et sa leiad see 20-25 minutit oma ajast ja tuled siia meiega rääkima. Ja tegelikult ma ikka alati korraks ootan ka, on ju, et kes meid siia vaatama tuleb ja kes te järgi vaatate, siis ka alati olete te oodatud siia kirjutama, et mida te siit vestlusest kuulsite, võib-olla teil on tekkinud küsimusi, et kõik need on alati siia nagu teretulnud. Ja kõigepealt, Anu, räägi, kes sa siis oled? Mina olengi Anu, üks täiesti tavaline Eesti naine. Olen palgatööl. Mul on kõrgharidus nii dokumendihalduses kui personalijuhtimises. Ja palgatöö mulle väga meeldib, sest tegelikult ma oskan hinnata seda väärtust, mida pakuvad mulle tööandjad. Ja ma väga hindan ka seda ja tunnen seda vastutust, et ka mina tahan siis oma tööandjale midagi vastu anda ja väärtust luua. Ma olen pereinimene, ma olen sõber, kolleeg, nii et üsna mitmes rollis. Nii ilusti öeldud. Üks väga suur huvi on huvi enesearengu vastu, nii et see on mul juba tegelikult aastakümneid olnud, et olen lugenud erinevaid raamatud, käinud erinevatel kursustel. Ja see on ka ilmselt see, kuidas ma sattusin sinu nendele laividele ja koolitustele, nagu nendega haakusin. Kas sa jõudsidki siis Facebooki kaudu kõige selleni? Ja, ma jälgisin, sattusin kuidagi jälgima sinu laive, need kõnetasid mind kahte moodi, et kas täpselt, et see on täpselt see, et issand, ma ju mõtlen samamoodi. Ja või siis hoopis vastupidi, et issand, aga ma ei osanud, et nii saab ka. Ja mis mind tegelikult väga-väga kõnetas, oli sinu pikk Hispaania reis, need laivid, kus sa tegelikult rääkisid nendest põhimõtetest, mis sa elus tähtsaks pead ja koobiõpetustest ja samas sa viisid neid kohe seal samas ellu, nii et see oli selline põnevik minu jaoks. Ma vaatasin, et issand, kuidas sa julged ja kuidas sa niimoodi saad, issand, ma tahaks ka. Ja üsna varsti siis tuligi ju see kutse, et tulge väärtuse võimendamise gruppi. Ma liitusin selle grupiga, siis oli kohe seal väärtidee kursuse kutse. Ma liitusin ka sellega ja sealt see kõik alguse sai. Ja sealt sa tulid edasi ja tegelikult see oli alles ju aasta aega tagasi või see isegi vähem, sest väärtidee kursus, see 2-nädalane selline eksklusiivne kursus on ju, mida ma mõned korrad aastas teen. See oli eelmisel suvel, kui sa seal olid. Ja tegelikult me oleme kuidagi nagu põgusalt tundnud ka varem ammu minevikus ja seda üllatavam mul on alati, kui ma enda seisukohast ütlen, et kõik inimene, kes nüüd kuskilt tunneb, ta tuleb ja nagu usaldab, sest tihti minevikus need inimesed ei tule, sest nemad teavad, milline see inimene enne oli, vaata, ajab mingit jama, on ju. Aga võib-olla sinu puhul oli hoopis vastupidi, et sa oled issand kuidagi oma inimene ja vaata, mis räägib siin, on ju. Ja sa oled, ma tõesti mäletan, et alati hindad seda, et see, mis ma teile räägin, webinaridel kõike toon palju enda näiteid ja räägin, kuidas ma elus siis on ju rakendan seda. Ja muideks meil just täna alustas, tegelikult eile juba üks uus naine meie tulemusliku mõtlemise grupis. Ja ma tegin taga täna kõne ja ütlesin talle, et tegelikult kõik see, mis sa siit edulugudest, tagasisidedest kuuled, ei ole pooltki see, mida sa siin grupi sees nüüd hakkad nägema. Ja nüüd sa saadki, Anu, öelda selle, sina olid üks suur särasil meil seal grupis ja sa tõesti andsid palju juurde. Ma loodan, et sa mingil hetkel tuled tagasi. Aga mis pani sind siis sellele teele ikkagi, et sa ütlesid, et sa tegelikult oled enesearengu teel nagu pikalt olnud, aga mis sinu sees see klikk nagu käis või see mõte, et aga läheks nüüd koos mentoriga edasi ja vaataks nagu, kuidas süsteemselt saab ennast arendada. Kas sa mäletad seda? Ja ma mäletan seda päeva selgelt. Esimene päev, kui ma väärtidee kursusega liitusin, oli minu sünnipäev.
õige. Minu sünnipäeva hommikul oli esimene webinar ja juba sealt sain ma sellise hästi positiivse lahengu, et esiteks ma pidin hommikul kell 6 juba olema valmis. See oli minu jaoks täiesti uus asi. Ja see tundus nii põnev ja äge ja tegelikult ma vaatasin, kui ma hakkasin juba samal päeval neid põhimõtteid kasutama. Ma läksin kohe sellega hästi kaasa, miskipärast mul oli selline hoog sees. Ma isegi ei tea, miks. Ilmselt ma olin ikkagi imetanud sinu seda käekäiku ja seda Mehhiko reisi ja sellist oskust inimestega rääkida ja inspireerida, et see väga kõnetas mind. Ja ma tulin ja liitusin ja juba see minu sünnipäevapäev oli nii äge, ma tundsin, kuidas see energia on ja juhendatud programm oli võib-olla sellepärast just hästi selline põnev, et sa tõesti selgitasid selle teooria poole lahti ja lasid meil ise siis neid ülesandeid lahendada. Ja ma mäletan, oli see eesmärgi seadmine, et kui me kõik arvame, et me oskame unistada, issand, ma ei oska isegi seda ühte lauset. Et kui väikselt me tegelikult unistame, on ju. Ja see panigi mind mõtlema see 2-nädalane programm, et kuna me pidime hästi palju kirjutama, et ma tegin järsku vahet sellele, et mis on passiivne õppimine, mis on aktiivne õppimine. Et see, et kui ma tõesti kirjutan, selle läbi töötan, iga lause on oma mõttega ju selles programmis, et ma pean sellega kirja panema, et siis ma nägin, kui palju see tegelikult muutis. Et ma pidin ka reaalselt neid ülesandeid elus rakendama, tegema neid peegli ees harjutusi ja seda eesmärki igal hommikul ette lugema, et ma vaatasin, et vau, et see on midagi nii teistsugust, et vaevalt, et ma üksi viitsiks seda teha. Et ma kindlasti võib-olla 2-3 päeva teeks, juba unustaks, elu tuleks peale, aga kuna need webinarid olid ju ka vähemalt, oli vist alguses 2 korda nädalas ikkagi seal väärtide ees ka, et need olid, hoidsid joone peal. Et seda ma tundsin, et kui ka tegelikult ka kaasa teha, siis on see muutus väga äge. Ja siis valisidki tulla juba sinna pikemasse, on ju, et sellega edasi minna. Just. Ja see läks ka, et see oli ilmselt ajastus oli ka väga hea, et kuna see esimene 2-nädalane programm oli nii häid tulemusi mulle endale andnud, ma tundsin, et asjad hakkavad nagu minema või liikuma, et vahest nad tihtilugu lihtsalt seisid või ma kippusin ka edasi lükkama asju, aga see ei olnud, ma homme, ma praegu ei tee, ma mõtlen teinekord, aga see kogu aeg see tugi seal taga, pluss see grupp, kes ka ju oma mõtteid avaldab, et see kogu aeg pushis ja ma väga hästi tundsin, et see aitab. Samas ma ise kuulangi sind ja mõtlen, et samas ei ole nagu mingi nii intensiivne, et nüüd, et ta ongi selline, minu arvates sellise paraja intensiivsusega, et loomulikult inimese on erinev, mõni arvab, et on intensiivne, teine ütleb, võiks rohkem olla, aga kui sa mõtled veel tagasi sellele otsusele, et miks sa tulid ikkagi sinna siis edasi, mis oli sinu üks selliseid eesmärke, et me tavaliselt siin avalikult ikkagi minu arvates eestlase natuke selline tagasihoidlikkus ja rahulikkus, me tõesti ei räägi sellest, kui palju raha keegi tahtis saada või mis materiaalsed soovid, aga sa juba tõid välja ka midagi, on ju, et sa võib-olla lükkasid edasi ja vaatasid, et praegu ikka ei tee seda ja nagu me ütleme, argielu tuli jälle peale. Et mis sinu üks selliseid eesmärke sinu võis olla või oligi siis, et kui sa üks soov kindlasti oligi, et elada ikkagi võimalikult hästi ja paremini, et saab ju veel paremini ja veel põnevamalt kui keskpäraselt. Et võib-olla tundsin, et mul tegelikult on elus mingisugused mustrid, tänu sellele kursusele, selle 2-nädalasele ma sain ka aru, et tegelikult mul on mingid mustrid. Ma kipun võib-olla natuke liiga palju minevikust tuulama, tõesti oma minevikuga tegelema, millel pole üldse mingit mõtet. Ja ikkagi just selline, pigem põnevus, et kuidas veel saab. Et muidugi need isiklikud ja tööalased eesmärgid olid mul ka, mida me seal seadsime, aga just pigem ikka see, et kuidas saada paremini ja see Bobby õpetustest ka see, et kui sa teed kõike seda, nii nagu ma ütlen, siis sa saad selle, mida sa tahad. Ma tahtsin seda proovida. Kohe ma küsin, kuidas sellega läks.
aga tõesti tahangi näidata, et Anu siin tervitatakse sind pärast saad lugeda, et Anu alati nii särav ja nii tore lugeda sind, et tegelikult nagu te näete, Anul ei ole midagi viga, tal on oma kodu, ta on heas vormis, ta oli juba ennem positiivne ja rõõmsameelne. Ehk siis, miks on seda välja toonud, et tihti arvatakse, see on mingi eneseabi, et need, kes on kuskil augus, et tegelikult see on väga selline eesmärki täitev ja meid ennast nagu tõstev ju mentorlusprogramm, kuhu tulla. Nii et räägi nüüd, Anu, see koht, et seda, mida sa siit saama tulid, kas sa said seda? Ja ma sain tegelikult kaasa tohutu tööriistakohvri, et millega igapäevaelus hakkama saada ja mis ma kindlasti olen oma ellu kaasa võtnud, on seos mõtete, tunnete ja tegevuste vahel. Et ma väga palju märkan oma mõtteid, et millistes mõtetes me oleme, et ma olin sarimuretseja, ma võiks öelda, et olgu pidu või pull, ikka leiad ju mingisuguse põhjuse, et äkki ma ei jõua sinna või äkki juhtub see, et neid mõtteid ma oskan nüüd palju paremini jälgida ja kontrollida. Ma olen hakanud oma päevaplaane teisiti seadma, nii et minu kalendris on ka tööpäeva algus ja lõpp, sest ma kuidagi kippusin oma tööpäevi ikka selliseks 10-tunniseks tegema ka, et ikka leidsin, et kas oli see kohusetundest või ma ei tea millest, aga et ikkagi veel see on vaja ära teha ja see on, aga tegelikult kõik selle jõuab ära teha, kui fookus õigel ajal paika seada, plaanid teha. Nii et päevakava, et hommiku inimesest või õhtu inimesest on saanud hommiku inimene. Minu päevad on palju sisukamad, mõtted on kontrollitud ja nii et... Said selle loo enda peas ära muuta, et sa pead õhtul olema kaua üleval ja teed hommikuti asju. Väga, siis ka ma mäletan selgelt seda juhust, kui oli see hirmupiiri ületamise peatükk meil ja kui ma mäletan, et ma olen, ma ei tea, aastaid ei ole julgenud enam uisutada. Ma ei tea, kust ma olin võtnud endasse selle hirmu ja siis, kui me läksime Soomaale ja tohutud ilusad jääväljad, uisud kaasas, seltskond kaasas, kellega minna. Mina istun seal maas ja lihtsalt ei julge. Ja siis ma tõusin ka püsti, mul tuli see lause meelde, et kaua ma seda juttu endale räägin, et kas nüüd siis nii jääbki. Ja tõusin püsti ja läksin ja ma sain selle julguse tagasi. No võttis küll natuke aega, aga ma isegi kukkunud korrakski ja mõtlesin, näed, et saab minna ja kui hea tunne on see, et see on väga õige, et teisel pool hirmu piirim vabadus. Tegelikult ei juhtunudki midagi. On huvitav, et sa tood uisutamise näites on tegelikult nii paljudel, mul on läbi selle 4 aastat, et kus ma olen see juhendaja olnud, on alati talvel 2 või 3, just nad on pigem naised, kes jagavadki seda uisutamishirmu ja panevad uisud alla ja siis nad ütlevad pärast, issand, nii lihtne oli, mida ma aastaid olen endale lihtsalt rääkinud. Ja tegelikult, miks see sellist näidet toob, võib-olla keegi kuuleb ja mõtleb see asja, et ma tulen 7-kuulisesse mentorlusse, et julgeda uisutada. ei, aga need on lihtsalt näited, mida me siin jagame ja kui sa juba ühte asja julged elus teha, siis julged sa tegelikult teises valdkonnas ka teha, on ju. Aga too välja üks koht sellest tulemuslikust mõtlemisest, mis oli võib-olla selline pöördepunkt sinu jaoks, see üks teema sealt. No võib-olla ka see vastutuse võtmine. Kolmandas peatükis on veel see. Jah, et nagu ma ütlesin ka, et tihti lugu küll me kobame seal minevikus ja leiame selliseid põhjuseid, aga et vastutus meie elu eest on meie endi käes ja tegelikult kõik ongi meie enda teha. Ja see vastutuse koht, seda võid võtta kus tahes, kas poes käies või tööd tehes või oma päevakava sisustades või puhkepäeva planeerides. Ja ikkagi see lause, mida ka seal kursusel öeldi, et kes sa oled mis tegelane sa oled filmis, et kas sa oled oma filmis peategelane või kõrvalosatäitja ja kuidas on siis seda filmi vaadata. Et kindlasti see vastutuse võtmine on üks võib-olla selliseid olulisemaid asju, mida ma olen ka rakendanud kogu aeg. Või kui ei suuda ka vahepeal otsustada, siis ma mõtlen, et mina ju vastutan. Et täiesti, et see tuleb kuidagi seest, ma ei oska seda praegu selgitada, aga ma olen saanud selle pealt nii palju asju ära teha, et see tuleb see otsus ja
Ma just tahtsingi seda küsida, et mis see vastutuse võtmine siis muudab ellu, sa tegelikult juba ütlesidki, et aga me saame paremaks otsustajaks ja kui me teeme päriselt otsuse, lähevad asjad liikuma, on ju. Jah. Kas mingid näidet veel äkki oskad tuua, et mis on nüüd tegelikult teisiti su elus? No kindlasti minapilt ja eneseväärtustamine ja sellised, eneseväärtustamine, toon jälle puhkuse näite või selle oma aja planeerimise näite, et ma kindlasti olen hakanud ennast rohkem väärtustama, tean, mida ma tahan saavutada, mis ma tahan oma ajaga peale hakata, millist toitu ma soovin süüa, kuidas toituda, millist meelelahutust, nii et mu päevad on tegelikult tänu sellele ka väga palju huvitavamaks läinud. Et ma olen selliseid uusi asju ette võtnud, uusi kohtumisi. Ma ei raiska seda aega nagu lihtsalt niisama, vaid ma loon nagu midagi uut või tegelen huvitavate asjadega. Mis on sinu jaoks huvitav? Jääb siit nagu kõlama, et sa saad tõesti nagu sa oled saanud julguse elada enda südame järgi, sest tegelikult kui palju meie vanustes, nii naistel kui meestel tegelikult, ma olen ju alati nii teinud, mis mõttes ma teen nüüd teisiti, mis mõttes ma muudan, ma ei tea, oma soengut või riideid või julgen nüüd järsku öelda, et tegelikult mul ei maitse üldse see toit, sest me kuidagi kohandume teiste järgi ja see ei tähenda, et me vahepeal ei võiks ka siis teiste järgi teha, aga et kuulata nagu iseennast. Ja julgeda ka teha, ma arvan, et see on üks asi, et me paljud ju enesearengu teel õpivad seda, et teha enda südame järgi, õpivad ennast kuulama, aga kas päriselt inimene julgeb teha nüüd teistsuguse valiku, et ta päriselt valib selle teistmoodi ja sinuga on meil alati olnud hästi põnevad vestlused ja ka webinaris alati väga palju rääkisid kaasa, kui sa küsisid igast näiteid, mis olukorrad sul olid täiesti tavalised töökaaslaste, perega, sõpradega olukorrad on. Ma ei too neid praegu siia välja, kes tahab sellest teada, ta tuleb tulemuslikku mõtlemisse ja seal kõik sees juba me kõigest sellest räägime, aga et mina pean just sinu tugevuseks, Anu, seda avatust, et aga mul on selline olukord, kuidas ma saan seda näha teisiti, mismoodi ma saan vaadata teist vaatenurka ja siis gruppe jagab, kuidas nemad seda näevad või lahendavad. Siis me vaatame, et aga mis on skeemi järgi mõtted, tunded, tegevused, on ju. Et see on nagu väga-väga huvitav, tahaks öelda, aga selline lahe. Kas midagi tahad veel lisada siia või äkki öelda? Kui üldse midagi lisada, siis tegelikult ma tänan Kai sind, et see on nii tänuväärset asja teed ja vead, et see stiil, kuidas sa seda teed, see on mulle nii hästi meeldib ja see sobib, et sa räägid teoorias, sa oled tõesti omandanud selle programmi ja minust iga aastaga aina paremaks lähed. Sul on vist juba 4. kord ise tehteks ju. Ja tõesti, et need näited elust enesest, et need nii palju julgustavad, et issand, see ongi võimalik ja see grupitugi, mis on, et tõesti, need on ju inimesed kõikidelt meie elualadel tõesti erinevad, kes siis jagavad oma kogemusi, mõtteid, et see on hästi selline toetav grupitugi ja muidugi need ajurünnakud. Et julgus need on ju täiesti asendamatud. Need on nii ägedad asjad ja ka need kokkusaamised, mis ju selles grupis on. Füüsilised kokkusaamised. Ja et need on ikka, ma olen ka kõikidest osa võtnud nii palju, kui kuskil on olnud, eks ju. Ja et ma olen neist nii palju saanud, et ma olen ääretult tänulik, Kai, sinule, et sa seda asja teed. Edu! Täiega aitäh, Anu, issand, nii südamlik sellest ja nii armas, nii et kas sa nüüd näed, et on midagi rohkemat veel, et kõik ei ole nii must ja valge, ei ole ainult see füüsiline tasand, et midagi on nagu siin maailmas veel ja saab tegelikult paremini. Kas sa said sellele vastuse? Ma olen praegu küll sellisel lainel, et kõik on võimalik. Väga hea. Teha õigeid asju või asju ka teistmoodi ja ebaloogilisi asju. Ma näen igal pool ainult võimalusi. Et see on võib-olla selline
tunne, millega ma praegu siin olen ja noh, värskelt just selle programmi läbinud. Ja sa näed nagu päriselt, et see ei ole nii, et enamus inimestel on jutu niisugune sõnakõlks, et mitte ma ei näe probleeme, vaid võimalusi ja siis, kui ta ütleb väga tahaks teha, siis ta toob mingi 5 põhjust, miks ta ei saa teha. Siis mõtlen, sa ei näe tegelikult võimalusi, sa arvad, et sa näed, aga sa ei näe, on ju. Ja tegelikult kõik nüüd alles algab. Nagu öeldakse ka ülikooli lõpus, siis kõik alles algab, sa tead, et on idanemisperiood, see, mis sa tegid selle aasta jooksul, neid tulemusi näed suvel, sügisel või isegi aasta pärast. Et ma põnevusega ootan, mis toimub, kuidas su eesmärkide poole liikumine läheb ja täitmine. Ja ma soovitan sul väga võtta seesama väärtidee materjal, mis on tegelikult ju programmi esimene peatükk. Kuidas sa nüüd seal unistad? Sest et ma just suhtlesin ühe naisega, kes on kolinud LA-sse ja täiega suurelt unistab ja täidab oma unistusi ja ma ütlesin, issand, et Ameerika Ühendriigid, mega hea koht suurelt unistada, sest seal lihtsalt ongi kõik suur ja unistataksegi suurelt. Ja ta ütles, jah, tahaks seda rohkem Eestisse tuua. Ja ma näen, sinu puhul olen ma suutnud seda tuua Eestisse rohkem, et tegelikult unistada suurelt, sest et kuidas me muidu saame kõike seda, kui me ei unista ju suurelt, nii et jätka sellega nagu täiega. Aga ma tänan kõiki, kes olid meid kuulamas. Siin oli ikkagi vahepeal üle 10 inimese, nii et aitäh teile ja kõik, kes te järgi kuulate, kui teil tekib mõtteid, soovite midagi küsida minult või Anult, siis kirjutage siia alla ja küsige. Ja ma soovin teile kõigile ilusat õhtu jätku. Aitäh sulle veel kord, Anu. Ja head õhtut!